Täna me teame, et 90% haigustest algab soolestikust või mikrobiomist, eks ju. Ja palju läänemeditsiin sellega tegeleb, ei tegele. No, sa tõid väga hea teema sisse, mis on minu nagu elufilosoofiat läbiv teema ja seda podcasti läbiv teema ja kõiki materjali, mis ma välja panen sotsmeediasse läbiv teema ja selle asja nimi on integratsioon. Ma olen tänaseks läbinud need faasid, kus ma nagu üritan mingisse gruppi kuuluda ja siis nagu hästi palju praegu me näeme üldse kultuuriruumis, eriti hästi palju kultuurisõjad ja asjad, eks ju, et hästi palju tegeletakse siis nagu gruppidesse jagamisega ja siis need kaks gruppi hakkavad omavahel võitlema, pada sõimab katelt. Ja üks nendest võitlustest on läänemeditsiin versus alternatiivmeditsiin. Kuna podcast idee on plaan B ja miks see on, sest see on sellepärast, et ma tunnen, et me täna ühiskonna tasemel vajame plaan B-d. Me liigume vales suunas, aga selleks, et me saaksime ühiskonna tasemel selle leida, me peaksime ise isiklikul ja indiviidi tasemel olema ka heas seisus iseendaga füüsilises, vaimses, mentaalses mõttes, emotsionaalses mõttes. Ehk siis meil on kõigepealt enda jaoks nagu plaan B-d vaja vaata. Ja seda, meil on vaja lahti lasta nendest kultuurilistest, mingitest sotsiaalsetest konstruktsioonidest, et me peame kuhugi kuuluma ja siis see on see etnokeskne mõtlemine vaata. Ma tahangi siinkohal kasutada seda võimalust, et ma ootasin seda vestlust sinuga, et seda enda ühte kontseptsiooni presenteerida. ja mind huvitab, mis sa sellest nagu arvad, et üks plaan B, iseenda plaan B leidmise siis selliseid alustalasid minu jaoks on see. Ma kutsun seda sinu tervise dream tiimiks. Kellele see spordi nagu analoog ei meeldi, siis sa võid seda kutsuda sinu tervise 4-nurgaks. Aga see on see hetk, kus sa lased lahti sellest, et kas ma olen nüüd siin läänemeditsiinis või ma olen siin alternatiivmeditsiinis. Ja sa saad aru, et selleks, et sa saaksid normaalselt nagu eksisteerida ja sul oleks tugev tervis, on sul vaja tegelikult enda võistkonda, enda tervisevõistkonda. Kuna ma olen ise sporditaustaga, siis mulle meeldib niimoodi rääkida sellest 4 inimest. Esimene sinu mängija, sinu tervise dreamtiimis on sinu perearst või sinu eriarst, eks ju, kes vastutabki kõikide nende akuutsete probleemidest, mis me rääksime, kus lääne allopatsiiniline meditsiin on väga hea, eks ju. Ja sa lähed kõigepealt sinna, sa ei lähe siis, kui sul on käeluu katki mingisuguse posija juurde, eks ju. Et sa lased sealt filtrist kõigepealt oma selle probleemi nagu läbi vaata. Teine mängija on funktsionaalne või integratiivse meditsiiniarst või siis loodusraviterapeut, kes tegelebki kõikide nende ennetusmeditsiiniliste asjadega, krooniliste probleemidega, sinu soolestikuga. Täna me teame, et 90% haigustest algab soolestikust või mikrobiomist, eks ju. Ja palju läänemeditsiin sellega tegeleb, ei tegele. Sul on vaja selle jaoks teist inimest, teist nagu tervise entusiasti, siis ma pakun välja funktsionaalse või integratiivse meditsiini arsti või loodusraviterapeut, eks ju. Kolmas on, kuna emotsionaalne tervis ja närvisüsteem on väga-väga oluline selleks, et sa ise saaksid siin maailmas nagu rahulikult eksisteerida ja võtaksid vastu kõike seda, mida maailmal on anda meile ja aina rohkem ja rohkem ja rohkem ka nüüd tehisintellekti tulekuga, millest ma ka kindlasti tahan sinuga rääkida, siis sa pead olema närvisüsteemi kontekstis nagu heas seisus ja selle eest vastutab su psühholoog või terapeut, eks ju. Ja emotsionaalne, vaimne tervis, traumad, kõik sellised asjad. Ja 4. inimene on siis sinu lemmik biohäkker, terviseoptimeerija, toitumisnõustaja, Hiina meditsiiniarst ja nii edasi, kes tegeleb siis sellise tervise optimeerimise, tervise edendusega ja sükeste eksperimentaalsete praktikatega, mis ei ole täna läänemeditsiinis ja tihtipeale ka veel funktsionaalses meditsiinis vastu võetud, aga nagu sa ütlesid, funktsionaalne meditsiin on läänemeditsiinist ees ja paljud biohäkkerid on funktsionaalsest meditsiinist ka paar aastat ees. 80% sellest, mida testitakse ja mida me ka oleme sinuga oma nahal testinud, läheb nagu prügikasti, sest need ei toimi, aga 20% tulevad sealt kogu aeg nagu peavoolu meedia poole tegelikult, need asjad toimivad. 5 aastat tagasi arvasid läänemeditsiini arstid, et kui sa räägid nagu soole läbilaskusest või ütleme siis sellest gut permeability'st, siis see oli nagu justkui nagu mingisugune teema. Täna on nad selle omaks võtnud, et see asi on olemas, eks ju. Ühesõnaga, mis minu nagu eesmärk sellega praegu oli, on see, et mina arvan, et kõik inimesed peaksid enda selle dream tiimi kokku panema ja leidma need 4 inimest. Ja siis vajadusel neid kõik integreerima ja õigete inimeste juurde minema, kui midagi toimub. Mis arvad sellest?